Nii, tere hommikust. Vaatan, et video live kenasti ilusti töötab ja ma arvan, et teeme veel väikse zoomi ka siia sisse. Nii, alustame siis uuesti. Ja täna ma tahaksin siis rääkida sellest, kuidas saada oma laps tervislikumalt toituma. Ja selle videoga olen ma nüüd jällegi natukene hiljaks jäänud, seega ma vabandan kõikide lapsevanemate ees, kes siis on pead murdnud sellega ja proovinud igasuguseid nippe ja trikke, aga teil ei ole veel jõudnud neid asju proovida, mida ma kohe siis soovitama hakkan ja natukene lähemalt nendest rääkima ka. Ja terve oma karjääri vältel olen saanud siis sadadelt lapsevanematelt murekirju, kus nad siis kurdavad, enda laps ei toitu tervislikult, ehk siis toitub ebatervislikult, mis on tegelikult lapse arengule väga-väga kahjulik. Ja ma olen jaganud aastate vältel, alustades siis oma karjääri algusest, olen jaganud siis väga palju erinevaid nippe ja nüüd, mida ma siis teinud olen, on see, et ma olen koondanud need 7 kõige olulisemat, kriitilisemat nippi siia enda selja taha tahvlile, mida ma siis kohe sulle lähemalt tutvustama hakkan. Nii et ma tean, et viimasel ajal, viimaste aastate jooksul tegelikult ma olen neid nippe jaganud kõigile, kes siis kirjutavad, kes on toitumiskava kasutajad või siis tahavad toitumiskava kasutama hakata. Et siis ma olen neile neid samu nippe jaganud ja tagasiside on äärmiselt positiivne, aga ainult sel juhul, kui neid rakendatakse. Ja nippe ma olen jaganud väga palju, aga tagasisidet ma olen saanud nende töötamise kohta väga vähe, väga lihtsal põhjusel. Sellepärast, et ei olda nõus, mitte ei olda nõus, vaid lihtsalt ei minda nende asjadega nii konkreetseks, nagu kohe rääkima hakkan, aga seda peab tegema. Sest lõpuks su autost on sulle kasu ainult siis, kui sa sinna sisse istud ja sa sellega sõidad, on ju. Samamoodi on kasu toitumiskavast, kui sa seda kasutad. Samamoodi on kasu ka nendest nippidest, kui sa neid järgid. Kui sa neid järgi, ilmselgelt need ei tööta. Seega, ma loodan, et sa kindlasti kasutad neid. Ja natukene niimoodi naljatades öeldes, kehtivad need nipid suurepäraselt tegelikult sulle, kui sul on probleeme tervisliku toitumise järgimisega, sinu vanaemale, sinu elukaaslasele, sinu sugulasele, sinu kolleegile, just puha kellele. Ja tegelikult see on suht selline universaalne, kui ma räägin seda selliseks lapse võtmes, sest just hiljuti ma sain ühe kirja, kus siis lapsevanem ütles, et tema lapsed on ikkagi nii valimad, et nad ei saa seda kava kasutada lihtsalt, on ju. Aga usu mind, need töötavad päriselt ka, ma luban sulle. Ja asungi kohe asja kallale. Esimene nipp või esimene soovitus, ära hüppa kohe peakat, mis tähendab sisuliselt seda, et kui inimene peakat hüppab, siis ta on täiesti vees hetkega, on ju. Teine variant on minna jalutada vette, on ju, ja seda ma soovitan sul teha, ehk siis jaluta sinna vette, mitte ära hüppa peakat. Ja see tähendab siis seda, et kui sa nüüd tahad alustada siis oma lapsele teekonda tervislikuma toitumise suunas, siis ära oota, et ta seda kohe niimoodi teeb. Sest tõenäoliselt oled sina proovinud ka seda kohe niimoodi teha, aga sul tõenäoliselt ei ole see õnnestunud. Või siis kui on suurepärane ja võib-olla õnnestub ka sinu lapsel. Seega sa pead oma last siinkohal väga hästi tundma. Nii et minu soovitus on see, et järk-järgult kas või alguses mõned tervislikud toidud nädalas, on ju, siis 1 iga päev, siis 2 iga päev, siis hommikusöök ja õhtusöök tervislikuks ja niimoodi tasapisi. Ei ole vaja kohe hüpata lihtsalt sulpsti sisse, on ju, ja oodata, et see kohe niimoodi juhtub. Ei, see ei käi, see ei 90% tõenäosusega, see ei käi enamusel nii kiiresti ja nii lihtsalt. Teine nipp, ja see on nüüd äärmiselt oluline, ma isegi tõmban siia joone alla, sest see on nii oluline asi. Laps peab ise toidud valima. Ja ära hakka lapsele ütlema, võtad mu toitumiskava ette ja ära hakka lapsele ütlema bataadi friikat kanaga või siis burger või mis iganes asja sa talle sealt ütled, pasta või salat, mida iganes sa ütled lapsele, ära ütle talle sõnu, näita talle pilte, sest tegelikult me kõik, kui mina ütlen sulle praegu näiteks jalgratas, sa ei näe sõna jalgratas, sa näed jalgratast oma peas, kui ma ütlen sulle lehm, sa näed lehma. Ma näen ka lehma, selles mõttes me näeme pilte, me näeme pilte, seega näita lapsele ka, las ta valib silmadega selle, mida ta süüa tahab ja las tema teeb selle valiku. Vaadake, paljud lapsevanemad, paljud elukaaslased, paljud lapselapsed arvavad, et nemad teavad siis selle inimese maitset, kellele nad soovitavad tervislikult toituma hakata. Reaalsus on see asi natukene, mitte natuke, vaid päris palju teistmoodi, sest kui lapsevanemad või siis keegi on käinud noorema inimesega minu juures, mõnikord on see õde, mõnikord on see kellegi sugulane, on käinud minu juures ja siis on öelnud, et mul on mure, et ma ei saa teda kuidagi tervislikult toituma ja
siis loetakse mulle ette need toidud, mida lapsele pakutakse. Ja ausalt öeldes mul on natuke niimoodi, et nagu ma ka ei sööks neid toite. Saate aru? See, et kui laps on sinu laps või see on sinu õde, vend, kes iganes lähedane inimese sul on, see ei tähenda seda, et sina tead, mida tema süüa tahab. Sa võid seda teada, aga suure tõenäosusega sa ei tea seda, sest need samad asjad, mida mina söön või need asjad, mida sina sööd, ei pruugi meil teineteisele sobida. Seega ära eelda palun seda, kui oma lapsed seega, las tema valib toidud ja kui sina oled nii paindlik ja kõige sööja, siis sina sööd oma lapse järgi või siis selle inimese järgi, kes on sinu huvi orbiidis, kelle toitumist seda tervislikuks muuta. Nii et see on äärmiselt oluline. Nii, järgmine asi. Ja see on väga oluline asi tegelikult ka. See on tegelikult väga oluline asi ka. Mul on see väike spikker. Nii et kui teie täiskasvanud inimesed ka mingit presentatsiooni, videot, mis iganes asja teete, siis võite julgesti kasutada mingit spikrit. Ära ütle, et see toit on tervislik. Palun ära tee seda. Väga lihtsal põhjusel, sest tänapäeval hirmutab sõna tervislik toit ka täiskasvanud inimesi. Ja miks ta hirmutab? Sest kõik arvavad, et see on mingisugune maitsetu salat. Kõik arvavad seda. Tegelikkuses kõik, kes mu toitumiskava kasutavad, teavad, et minu toitumiskavas olevad tervislikud toidud on maitsetus salatist põhimõtteliselt nii kaugel, kui päike on maakerast või siis maakera päikesest, mida iganes on ju. Ja siinkohal kõik, kes te vaatate praegu seda videot, kasutate mu toitumiskava ja naudite neid tervislikke toite, ma kutsun teid üles panema oma lemmiktoidu pilt või kommentaar siia samasse alla, selle video alla, nii et ma oleksin äärmiselt tänulik, kui te seda teeksite, sest teie tegelikult aitate mul ka levitada seda sõnumit, et tervislik toitumine võib olla väga-väga maitsev kõige selle juures, kui hästi ta sulle ka mõjub nii-öelda sinu kehale, on ju, enesetundele ja tervisele. Seega palun, pange kas või üks lemmiktoit siia alla kirja, võite ka 10 panna, sest ma usun, et igal ühel on 10 lemmiktoitu minimaalselt toitumiskavas, kokku 600 retsepti. Nii et ühesõnaga ära kasuta sõna tervislik, palun. Ära palun kasuta seda. Okay. Nii, 4. punkt. Ära oota oma lapselt või siis lähedaselt seda, mida sa ise ei suuda. Kui me nüüd räägime lastest, siis see on äärmiselt oluline, et sa sellest 4. punktist aru saaksid. Sest tahad sa seda tunnistada või mitte, tead sa seda või mitte, aga olukord on tegelikult selline, et sinu laps tegelikult vaatab sind kui eeskuju ja vaatab sind kui õpetajat. Ja alateadvuses ta järgib seda, mida sina teed ja võtab omaks neid tegevusi, mida sina teed. On ju? Ehk siis ta õpib sisuliselt sinu järgi, saab nii-öelda teadmisi sinult, harjumusi saab sinult, on ju, pluss veel kujundab siis oma tuleviku käitumist selle järgi, mida sina teed. Ja jällegi, mul on sattunud lapsevanemad, just see nädalavahetus oli ka mul üks loeng ja seal oli ka üks murelik lapsevanem, et kuidas ma saan lapse tervislikumalt toituma. Ja ma vaatasin ausalt öeldes niimoodi ja mõtlesin, et kuidas siin enda toitumisega on. Ja siis läks pilk maha. Kõik natuke niimoodi kihistasid naerda, on ju, ja temal oli toitumine korras. Sa ei saa oodata oma lapselt, et tema hakkab tervislikult toituma, kui sina samal ajal sööd ebatervislikult. See on umbes sama aja, et te mõlemad lähete näiteks mingisuguse kiirtoiduketti, ütleme niimoodi, ja see ütleb lapsele, sina võta see salat, mina võtan burgeri ja friikad. Nii need asjad ei käi. Kui te lähete sinna sööma, siis te võtate mõlemad salati ja võib-olla siis jagate seda burgerit 2 peale, sest tervisliku toitumise üks osa on see, et tuleb ka koguseid järgida. Nii et see on ka tegelikult oluline. Sest ülekaal tekib ikkagi sellest, et süüakse liiga suuri toidukoguseid või liiga rammuseid toite, mis on küll väiksed, aga jällegi väga-väga rammused. 5. punkt. See võtab aega. Ma ei ole mitte kellelegi, mitte kunagi öelnud, et ükski hea asi või kõik head asjad tulevad kiiresti. Palun, ole lihtsalt kannatlik. Ja sul võib minna päris pikalt aega. Ma ei tea, kui pikalt, see oleneb sellest, kui vana see laps on. See oleneb sellest, mis harjumused, mida sa talle praegu oled 4. punktiga kõik selgeks teinud. See võib võtta aega, lihtsalt palun arvesta sellega, see võib võtta aega, see ei pruugi minna kiiresti. 6. punkt, ära anna alla. See tähendab seda, et kogu selle aja sisse tegelikult läheb see 6. punkt täpselt samamoodi. See tähendab nüüd seda, et esimene kord, mõtle selle peale, kui sina esimest korda proovisid tervislikult toituda. Ma räägin siinkohal mitte mingisugusest totrast dieedist, mingisugune, ma ei tea, hapukapsa, keefiri või õunadieet või mis iganes asi, vaid sõna otseses mõttes, isegi kui sa hakkasid toitumiskava kasutama, võib-olla sul ei õnnestunud see esimesel korral, aga
aga siis sa tegid seda jälle ja siis sa tegid seda jälle ja siis sa tegid seda jälle. Ja ebaõnnestumine tuleb mõnikord ka siis, kui nädalavahetus läheb untsu. Seega, aga mida sina esmaspäeval teed? Sa hüppad uuesti sadulasse. Palun, tee täpselt, anna oma lapsele täpselt samasugune pühendumine. Kui sul endal on hästi läinud, siis anna talle täpselt samasugune pühendumine, et sa ei anna alla kohe siis, kui kõik nii-öelda rappa läheb, on ju. Vaid ootad natukene, taastute sellest ja siis paned edasi, on ju. 7. punkt. Ja võt seda ma kuulen tegelikult väga-väga tihti. Ta sööb väljas ebatervislikult, see on tegelikult vabandus. Et mis mõte siis tegelikult on üleüldsegi sellel kogu tervislikul toitumisel, kui ta läheb välja sõpradega, ta läheb kooli või kuhu iganes ja ta ikka võtab seda ebatervislikku toitu. Ja selle peale tekib minul ainult üks küsimus. Üks küsimus tekib mul selle peale. Ütleme siis niimoodi, et lapsevanema nimi on näiteks Tiina. Ma küsin ta käest niimoodi, et Tiina, kas sa eelistad last, kes toitub täiesti ebatervislikult või sa eelistad last, kes toitub enam-vähem tervislikult? Ehk siis kodus ta sööb tervislikult, väljas ta sööb ebatervislikult. Kumba variandi sa valiksid? Ja muidugi kõik ütlevad, nad võtaksid selle, et kodus on ikkagi tervislik toit. Sellepärast, et kui see ikka nagu täiesti ebatervislikult laseb lapsel toituda, siis head arengut, head tervist, head tulevikku oma lapse vormi ja enesetunde, nagu ma ütlesin ka tervise suhtes, ei tasu väga tegelikult oodata. Seega, võta kontrolli alla esialgu see, mida sa suudad kontrollida, et need toidukorrad, mida laps siis nii-öelda kodus sööb või siis kui te välja lähete, siis need toidukorrad on tervislikud ja suure tõenäosusega sööb see laps siis juba tegelikult enamus aeg tervislikult ja mis veel tähtsam, ta kujundab oma tulevikku, sest sellest hetkest, kui tema asub iseseisvat elu elama, siis hakkab ta tegelikult ju sööma ja talitama selle järgi, mida tema varasemalt õppinud on. Ja kui ta on õppinud ainult ebatervislikult sööma, siis ta sööbki ainult ebatervislikult omapäi, mitte keegi ei keelenda ja seda ta on õppinud. Aga kui ta on harjunud tervislikult sööma, siis suure tõenäosusega on ta vanemas eas lihtsam hakata ise tervislikult toituma ja vältima kõiki seda ebameeldivat, mis kaasneb siis ebatervisliku toitumisega. Nii et need on siis need 7 soovitust minult sinule ja sinult siis võiksid olla need oma korda tegevuskava, mida sa hakkad siis oma lapsega rakendama. Ja kui sa ise oled praegu sellises kohas, kus sa tead, kus sa tunned, kus sa näed, kuidas ebatervislik toitumine on sinu elukvaliteeti alla viinud, sa ei ole oma vormiga rahul, kaal painab, võib-olla tervisehädad, enesetunne kindlasti on halb, energiat pole, siis palun, ära lase oma lapsel seda teed pidi minna ja ilmselgelt tule ise ka sellest välja, kui sa oled halvas kohas praegu omadega. Seega, minu soovitus on kindlasti sinul, sinu lähedastel, sinu lastel, sinu lähedastel vanematel inimestel, minu pärast kas või kolleegidel, kindlasti võtta need reeglid omaks, sest need tegelikult aitavad kõiki. Need ei ole mõeldud ainult lastele, kuigi see on suuresti laste võtmes siin praegu kõik räägitud ja inspireeritud sellest. Nii et ära lase asja hulluks minna, vaid võta see kõik ilusti kontrolli alla ja tee need õiged valikud ja pööra oma tulevik ringi, loo lapsele parem tulevik ja oma lähedastele, sõpradele, tuttavatele, miks mitte ka kolleegidele. Nii et natuke aega läks selle videoga, paar aastat, aga nüüd see on tehtud ja ma tean, et kõik, kes seda kasutavad, ma luban sulle, ma garanteerin sulle, need nipid töötavad päriselt ka, ma luban sulle seda. Mu toitumiskava töötab 100%. Link on seesama all, klõpsa sinna peale, kasuta seda ja see hakkab tootma head tulemust, ma luban sulle. Mina aga lähen nüüd oma tööpäevaga edasi, soovin sinul ilusat päeva jätku ja vaatasin videot algusest uuesti, kui sa lõpus alles siia saad.